Etapivõit on Eestis! Gert Värik olid äsja maailmameistrivõistluste etapivõitjana poodiumi kõrgemal astmel, kuulsid Eesti hümni. Räägi natukene, mis tunne see on, et järeltulevad põlved ka seaksid, mille nimel pingutada tuleb? No ikkagi ülikõva tunne, et hull töö on tehtud ja nüüd tuli ära. Võtta tänane võistluspäev kokku, kuidas need sõidud sinu jaoks kulgesid? Jaa, et eks see rada oli ikkagi üliraske ja peale esimest sõitu olid juba käed suhteliselt katki ja villised, teibitud kätega sai sõidetud, aga ikkagi hoidsime lippu kõrgel. Mis selles rajas on sellist, mis sulle sobib? Ma ei tea, üldse kõik on äge, et see rada ja kõik on äge, et korraldajad on nii ülikõva töö teinud. Olite teinud kõva eeltöö ka, et kaks sellist kohta, kus konkurentidega võrreldes aega tagasi võitsite, olid see trampliin ja vist lennumuuseumi kurv, et olite selle nimel tööd teinud? Ja me oleme siin treeni teinud, et kodurajal tuleb ikkagi treeni teha, et teha ikkagi teistel meestel säru. Kogu hooaeg ja siis ettevalmistus ka, mis need asjad kokku on langenud, et hetkel hoiate MM-tabelis teist kohta? No ikkagi kõva töö, et kõik on endast andnud maksimumi. Mehaanikud, pered ja meie ka võistlustel. Aare Kauritiga kuuldavasti olete starti harjutanud? Jaa, Aare Kauritiga starte ja Aare garaažis ikkagi meie mehaanik teeb ka mootorid koostöös Aarega. No avalda mõni nüanss, mis Aare on öelnud stardi kohta? No tegelikult meil teadmised on kõik olemas, tema lihtsalt aitas neid rakendada ja panna mõistuse õigel ajal õigeid asju tegema, et ega seal mingit hullu kunsti ei ole, lihtsalt tuleb olla enesekindel. No väiksed tehnilised viperused ka ikka eile, räägi see ehmatus ka ära. Jaa, et siin sai natukene uusi detaile pandud kiirkorras peale eelmist MM-i külge, aga osad detailid olid muutunud ja me ei kontrollinud seda tuuningfirmat, et nüüd oleme jälle targemad. Kas oli väike kahtlus ka, et ei saagi võib-olla seda mootorit töökorda? No me niimoodi ei mõtle. Me ikkagi mõtleme nii, et me saame kõik korda. Unetu öö oli siis või? Ei, mehaanikud tegid 11 õhtul ja juba läksid õlletelki ja tegid väikse õlle ja kõik oli korras. No järgmise etapp alles septembris, mis selle vaheajaga tuleb teha ja mis sellega annab teha? No meil on plaanis siin olnud, et teeme, järgmised etapid on kõva raja peal, et teeme Aarega teeme jälle trenni ja kõvade radade peal, et Kiviõlis ja Pärnus, et ega siin muid plaane ei ole, sõidame kohalikke krosse. No fännid kipuvad juba seda tiitlit ka teile suruma, et jälle nagu uus pinge, millega harjuda? No mina ei tea, ma nagu väga pinges ei ole enam nende asjade peale, et pigem jah, kui olin 5-6, siis oli pinge, et praegu on ikkagi juba äge. Ütle ausalt, on karjääri ilusam hetk praegu siin? Siiamaani küll, jah. Et kõik on teinud üli head tööd, mehaanikud eriti. Uugu, meie põhivend, mehaanik. Aitäh sulle, jõudu! Aitäh!